1988. aastal toimus Eesti taasiseseisvumise vaatepunktist palju läbimurdelisi sündmuseid. Järgneva 5-minutilise videoga teen ma kiire kokkuvõtte. Kui soovid, lase silm looja. Loodan, et Martin teeb mu jutule normaalse video. Muidu näen asjata vaeva. 13. aprillil tegi Edgar Savisaar ETV saates Mõtleme veel ettepaneku moodustada Eesti Rahvarinde vormis legaalne opositsioon. Veel samal ööl loodi Rahvarinde initsiatiivgrupp ja koostati Rahvarinde deklaratsioon. 1.–2. oktoobril 1988 peeti Tallinna linnahallis Rahvarinde asutamise kongress. Rahvarinde esialgne eesmärk oli NSV kui liiduvabariigi suurem iseseisvus NSV liidu koosseisus, isemajändav Eesti ja selle rakendamine. Antud liikumisest kujunes välja perestroika aja suurim massiliikumine Eestis. Muide, 20. veebruaril 1988 sündis Rihanna. 14.–17. aprillil toimusid Tartus Eesti Üliõpilasseltsi maja juures üle 10 000 osavõtjaga Tartu muinsuskaitsepäevad. Kõikidel päevadel näidati eelmise iseseisvusaegseid filmikraanikaid, eksponeeriti tolleaegseid postkaarte ja fotosid, meenutati okupatsioonivõimude hävitatud mälestusmärke. Tartu muinsuskaitsepäevade tähendus Eesti taasiseseisvumise ja rahvusliku ärkamise kontekstis oli märksa suurem kui üksnes muinsuskaitseline. Antud üritusest kujunes välja esimene Eesti taasiseseisvumise suurüritus ning seal toodi nõukogudeaegsetest keelust hoolimata taas avalikult välja ka Eesti rahvusvärvid, sinine, must ja valge. 1988. aasta esimesel poolel lõõnes Eestimaa Kommunistlik partei rahvuskommunistideks ja impeeriumimeelseteks. 16. juunil tagant Eestimaa Kommunistlik partei keskkomitee esimese sekretäri kohalt impeeriumimeelne Karl Vaino. Uueks esimeseks sekretäriks sai seni Kesk-Ameerikas diplomaatilisel tööl olnud hiidlasest rahvuskommunist Vaino Väljas, keda soovitas sellele ametipostile Mihhail Gorbatšov isiklikult. Rahvuskommunistid võtsid enda kätte olulisemad ametikohad ja hakkasid harjuma mõttega Eesti taasiseseisvumise teele asumisest. Samal päeval ehk 16. juunil sündis tuntud rallisõitja Terri Neuvill. 16. novembril võeti ENSV Ülemnõukogu erakorralisel istungjärgul Vaino Väljase eesistumisel vastu deklaratsioon Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi suveräänsusest. Seda hakatakse hiljem pidama Nõukogude Liidu lagunemise alguseks. 26. novembril tühistas Moskva paraku Eesti suveräänsusdeklaratsiooni. Moskvasse aruandma kutsutud Ülemnõukogu presidiidiumi esimees Arnold Rüütel kuulis Eesti arvel tugevat kriitikat, kuid jäi tugeva ja meelekindla mehena Eesti iseseisvust toetavatele seisukohtadele kindlaks. 7. mail 1988 sündis Eesti jalgpallikoondise parem ääreründaja Sander Puri. Tõeline laulev revolutsioon sai alguse 1988. aastal, kui samaaliste laulude esitamine massiüritustel muutus tavaliseks. 11. septembril 1988 kogunes Tallinna lauluväljakule väidetavalt umbes 300 000 inimest üle kogu Eesti, esitama poliitilisi nõudmisi ja kuulama isamaalise lauleritusel Eestimaa laul, kus Trivimi Velliste nõudis oma kõnes esimest korda avalikult Eesti iseseisvuse taastamist. Siin lõpeb kiire kokkuvõtte aastast 1988. 137B tänab teid tähelepanu eest. Ma loodan, et harite end iga päev ning paaritud jäävad paaris lennust igaveseks paremaks. Aitäh!